Tänases saates kohvimeistrist maailmarändur, kes saarelt saarele on liikunud, jõudnud tagasi siia Eestimaale ja räägib meile sellest, kuidas olla armastav pereisa, aga kuidas olla ka iseendaga vahepeal pahuksis ja siis läbi Jumala tulla võidule. Tere tulemast vaatama, kuulama saadet Meistritöökojas. Karl on minu nimi ja mul on ülimalt hea meel täna tervitada saatesse minu head sõpra Romeo. Väga hea siin olla. Romi, suur rõõm, et sa oled tulnud. Ma arvan, et üks kohane asi on öelda selle kohta see, et meie läheme juba pikka aega lapsepõlve tagasi. Sina tead mind juba sellest ajast, kui ma isegi selle lauani ei ulatunud. Ja. Aga Romi, kes oled sina nendele, kes sind veel ei tunne, kus sa tuled ja millega sa tegeled? Tõepoolest, Karl, esimese mälestused sinuga ongi sealt Saaremaalt ühest laagrist arvatavasti. Tõotatud maa. Tõotatud maa, täpselt. Ja nii ta ongi Saaremaalt olema pärit. Et minu vaimuliku elutee, lihtsalt elutee algas sealt. Ja sündisin peresse, vanemad kristlased, mega suur õnnistus. Ei võta seda üldse niisama enesest mõistetavana. Aga Jumalaga sain kokku, ma ütleks, väga erilisel isiklikul viisil, siis kui ma olin seal, ütleme, 11, 12, 13. Sugulane kutsus mind noorte õhtule, nii nagu ta kipub minema tihtipeale, et kuskilt saad sõna, et siin on ka teised noored. Ja põnev lugu. Mäletan väga selgelt, kuidas öö enne seda ma pelasin teise sugulasega runet, nagu siuke varajast hommikutundideni. Pane arvutimäng, RuneScape. Jaa, absoluutselt. Aga jõudsin sinna noorte õhtule, Kuressaare Siini kogudus. Ja esimest korda elus ma kogesin Jumala poolt sugust väga isiklikku puudutust. Et ma üldse ei näinud seda tulemas, ma polnud ette valmistanud. Jumal lihtsalt kohtus minuga seal, et ühel hetkel tabas mõte, et nüüd, kui sa laulan neid sõnu, mida bänd ees laulab, sest see oligi tegelikult noorte ülistusõhtu ka veel, see oli sükses eraldi formaadis, suures saalis. Et mõtle nende sõnade peale, mida sa nüüd välja ütled, süke täiesti lampi tuli, süke mõte. Sellepärast, et eelnevalt oli olnud ülistusaeg see, olles kasvanud üles koguduse keskkonnas, et see on see 3 laulu ja siis lõpuks ma saan minna sõpradega laste kirikusse ja saame igast kaost seal tekitada, aga tolles hetkes ma lihtsalt haarasin sellest mõttes kinni ja ma ütlesin, okei, anname minna. Ja siis seal kuskil ei läinud üldse kauagi, ühel hetkel ma kogesin midagi, mida polnud varem kunagi tundnud, et Jumala elav siuke ligiolu, et ma olen armastatud, issand on päriselt tõene, reaalne ja sellest päevast saadik ma ütleks, kõik minu jaoks muutus. Minu huvid muutusid kardinaalselt, totaalselt, mäletan eelnevalt oligi lihtsalt arvutimängud ja mida kõike muud, aga ühel hetkel oli, et ma tahaks seda veel kogeda ja veel rohkem, nii et kuigi Siuni kirik on vist juurte poolest süke baptistlikud kogudus, siis minu juured on süke hästi süke, ütleme, karismaatilised, 4 pühi sugemetega, et Jumala püha vaim, iga päev meiega koos, üha rohkem tahan seda enda elus näha. Ja sealt on edasi läinud. Ülivinge. Väga hea. See on, mulle meeldib see ka, et sa tood välja selle, et see on õnnistus olnud. Et see, et sa ei võta seda enesest mõistetavalt, minust see on nagu ülimalt oluline, et me mõistaksime seda, et taustad, millest me tuleme, kogemused, mis meil on, ei ole täiesti enesest mõistetavad. Täpselt. Teine asi veel, mis sinu eluga käib kaasas, on see, et natuke selliseks maailmaränduriks võib sind pidada ka. Et see teed on viitsinud siia ja sinna, natuke rääkida sellest, et kui tuua seda perekonteksti siia, siis mis sinu teekond sellega on olnud? Just, et elu ei olnud selline, et oleks jäänudki ilusa saare peale ja Kuressaarde, et perekond kolis masu ajal Iirimaale, seal hakkas hoopis teine hooaeg pihta, see oli juba teismiga, et siis seal veel lõpetasin koolipärgid särgid, et seal sain suure armastus Iirimaa vastu, mega ilus saar päris tihti. Ja mitmed korrad veel olen seal külas käinud, tähendab jätkuvalt niimoodi, sellepärast, et pere suuresti veel elab seal. Vend abiellus, võttis Saaremaalt naise, viis ka Iirimaale. Nii et on põhjust, et tagasi minna. Et head inimesed on seal alati ootamas. Mingi saarte värk nagu jookseb siit välja, eks ole? Ja siis me veel kaasaga pärast sedagi me olime 1 aasta abielus. Sa oled abielus täna? Jaa, tõepoolest, et issand juhtis mind ühe
väga armsa neiuga kokku. Seal on kihvt pilt ka. Ja no reisil te ka siin kuskil olete. Eestis siuksed mägesi pole. Saaremaal minu teada ka mitte panga võib-olla veits. Ja pangapank on kõige lähedasem, mida me võib-olla kohtume. Aga see on ka Iirimaal, ma kujutan ette. Väga lahe. Aga te ei ole enam kahekesi, teid on rohkem? Ei, meid on rohkem. Halleluja, teid on õnnistatud imeliste lastega. Neid on lausa 2 tänaseks. Siin on teie armas poeg. Osvald, täpselt võtame reisidele kaasa ja siin on meil teine nunnu tegelane Luisa. Siin me oleme Tartus, see on siis me nüüd tänapäeval kõik koos elame enda parimat Tartu elu, nii et nii elu läheb, elu on hea. Naine, lapsed, loodame, et tuleb veel. Aga halleluja, Jeesuse nimel. Aga üks hästi kihvt asi, mitte ainult ei peeta aardeks seda ja mitmed on öelnud, kes on sind käinud ka, minu aare, minu süda, minu pere. Aga teine asi on see, et see saarte lugu, mis käis läbi, ühele suurele saarele viis teie elu teid veel. Jaa, tõepoolest. See on lausa teisel pool maailma võiks öelda. Australia, mate. Yes. Just käisime ära ka Austraalias. Mis teid sinna viis? Miks te sinna läksite? Tead, algne idee oli see, et mul hakkas meeldima kohvi. Siis ma siin ühe ajakirja, mis ütles, et Austraalias on siuksed linnad nagu Melbourne, Sydney, Brisbane, et seal nagu tehakse kohvi hästi palju, hästi head kohvi. Tugev kohvikultuuri, yes. Täpselt. Mul hakkas nagu meeldima kohvi meisterdamine tegemine. Ma sain barista töökoha suvaliselt, mõtlesin, et oleks hea ülikooli kõrval natuke nagu teenida raha ka. Ja siis kujuneski välja niimoodi, ma hakkasin nagu ülimalt nautima lihtsalt seda teenindusassi inimestega koos, kogu see melu, mis oli seal ka kõige enam, selle tuumaks oli lihtsalt kohvi. Mulle väga meeldib Columbia kohvi näiteks, mida Austraalias tehakse ka väga hästi. Ja täna on üks asi sinu täiesti nagu selline kirg on kohvi tegemine, selle joomine ja need maitse elamused, mis seal tegelikult on, sest et mitmed teavad võib-olla kohvi nagu väga lihtsa vallana, eks ole, ainult see, et vajutud nuppu, tuleb kohvi, on ära, põmm, lähme tööpäevale vastu, aga sinu jaoks see tegelikult on lausa kunst. Saab ka olla niimoodi tõepoolest, et ta võib olla ka lihtne, aga samas ta võib olla ka mega hea, et sa paned selle nagu natuke ekstra südant sinna, et selle väikse meisterduse seal kunagi ma ise tegin. Imeline. Ja ta on päris cool, see on siuke luik. Tegelikult ma ei ole nagu maailma kõige parem latearti tegija, aga ikka tuleb. Väga lahe. Nii et kätega töö, inimeste teenimine on midagi, mida sa pead osaks endast. Jah, ma pean ennast, mis seal salata, kohvimeistriks. Just. Ülilahe Rommi. Ja ma täiesti nagu ma kinnitan seda, ma olen joonud su kohvi, ma olen saanud sinu teenindust tunda, seda armastust ja näinud seda, kuidas sa tegelikult kallad igas mõttes seda välja kõigesse kohvitassi, mida sa serveerid. See on kihvt mees, ülilahe. Täna me oleme siin, et rääkida natuke sellest, et mis on sinu elus mingid aktuaalsed teemad olnud ja me teame seda, et on mitmeid asju, millest me võiksime rääkida, aga on mingi teravik, kuhu me oleme nagu suundunud. Üks asi on see, et sa oled reisija inimene, üks asi on see, et sa oled kohvinime pere inimene ja neljas ja võib-olla isegi põhiline on see, et sa oled Jumala laps, sa armastad Jeesust ja sa elad seda välja iga päev. Ja minu arust selle kõige keskel on nagu selline küsimus, mis mul tekib, on see, et miks üldse elu koos Jeesusega? Nüüd kõik teised asjad tunduvad ju üli mõnusad ja võiks ju elada ilma ka. Aga miks elu Jeesusega, Rammi? Absoluutselt. Sellepärast, et päeva lõpuks kõik need head asjad, mis sa just nimetasid, kohvi, vaatasime neid ilusaid pilte, perekond, et see kõik on meile antud kingitusena nautida ja on kellegi poolt meile antud ja mina usun ja me kristlastena Jumala lastena usumegi, et see ongi meile antud Jumala poolt. Nii et kui me vaatame andja poole selle asemel, et lihtsalt ainult keskenduda nendele headele asjadele, mis meie elus on, mis tihtipeale kipub juhtuma, et kui me oleme lihtsalt nii väga õnnistatud asjadega, et siis see võib olla kas mingi raha või mingid iseenda siuksed eesmärgi, mis me seame, et see võib nagu fookuse natuke paigast viia, aga tegelikult ma olen täheldanud, et ma tunnen ennast nagu päris minana, niimoodi nagu Jumal, ma usun, on mind loonud, kui ma suunan enda kõige suurema armastuse issanda poole, nagu Piiblis ütleb ka, et hei, kõige suurem käsk armastama Jumalat kogu oma südamest, kõikide oma meeltega ja kõigest jõust. Et issand ütles seda kindla põhjusega ka, et nii on, me oleme loodud, et Jumalat ülistada päeva lõpuks. Amen. Ma nõustun iga selle mõtte, iga sõnaga ja ma arvan, et see ongi nagu see
see võlu selle kõige juures, see seiklus, mida me elame, seiklusrikas sa oled ise ka, aga ei ole paremat seiklust kui seiklust koos Jeesusega. Nii ongi. Tänu Jumalale. Mulle meeldiks tuua siia lauale veel üks asi. Ja, toome. Ja see on see, mille sa oled ise rääkinud ja ma tean, nagu me siit oleme juba läbi käinud, ma tean sind terve elu ja võib-olla ongi olnud selline hästi kihvt omadus sinu juures läbi elu see, et sa võtadki nii, nagu sa praegu ka räägid asju niimoodi rahulikult. Vaatame, kuidas asjad lähevad, kuidas on. Ja. Aga alati see võib-olla ei vii sellises päriselus nagu tulemusteni. Ja. Et selleks, et me jõuaksime kuskile see, et me saaksime minna edasi, me päriselt peame panustama sellesse. Täpselt. Ja üks kunst, mille suur armastaja sa oled, on edasilükkamise kunst millegi pärast. Loogile peale, meistrid alles. 100% tuleb väga loomulikult. Ja. Lihtsalt võib-olla meie nagu vaatajale kuulele teha selgeks, et mis asi see edasilükkamine selline on? Edasilükkamine, et osad võib-olla tööhoolikud, hästi ambitsioonikad mehed, inimesed võib-olla isegi ei saa sellest aru, aga minu jaoks, mul on enda ambitsioonid kindla peale, aga mulle meeldib ka nagu siuke selle kõige keskel lihtsalt tunda ennast mugavalt, mõnusalt ütlema, et ma panen endale idee, et okei, täna mul on vaja mingi töö ära lõpetada, mingi mõttetöö, pean kirjutama essee valmis millegi jaoks, okei. Täna ma kirjutan selle ära, aga teeme nii, et enne kui ma sellega pihta hakkan, siis ma natuke vaatan, mis on sotsiaalmeedias, mis uudistes toimub. Tegelikult peaks natuke võib-olla minema jalutuskäigule. Teeks mingi hea tassi kohvi, siis vaatame, mida sõbrad teevad ja oi, kell on juba palju. Tead, ei saa asja tagant kiirustada, lähme nüüd magama, sellepärast, et me ei taha, et me oleksime homme väga väsinud. Et see on siuke tsükkel, millega ma olen maadelnud. Ikka päris pikalt ja ma enne mainisin ka, et minu esimene kohvimeisterdamis töökoht oli selle kõrvalt, kui ma käisin ülikoolis. Ja ülikoolis aga see võttis mul kokku 10 aastat, et ära teha. Aga võt, seal me oleme, see oli siis möödunud kevad. See oli möödunud kevad, et vahepeal ma jõudsin minna Austraaliasse ja siis ma mõtlesin, ma arvatavasti kunagi nagu seda teatud kraadi, mis ma omandasin, mis ma tahtsin omandada Tartu Ülikoolis inglise keele kirjandus, et võib-olla tead, see on nagu niisugune humanitaaria, milleks ikka neid kraade vaja ja mis see mulle juurde annab päeva lõpuks, aga see nagu jäi ikkagi mul kuhugi alati kuklasse, et sul on lõpetamata kohustus, sul on midagi, mis sul on tegemata. Ja see hakkas nagu veits närima selles suhtes. Et ma mõtlesin, et tead, äkki teeme ikka ära. Et mis see ära saab siis olla bakatöö kirjutamine? Kuidas üks edasilükkaja suudab sellise ülesande nagu bakalaureusetöö kirjutamise üldse ette võtta? Tead, see oli ränk vaev. Ma pidin nagu jumalaga üliaus olema selles hetkes, pidin endaga olema hästi aus. Ja siis vaatame lihtsalt tööle näkku, et ma tegelikult neid asju, mida ma pean ära tegema, mis ma usun, et Jumal on mulle nagu seadnud ette, et ma kasvaksin mehena, inimesena, et ma ei saagi neid teha enda jõust. Et siukse lihtsad asju, mis mõnele võivad need hästi lihtsalt tunduda, et mis on, sa lihtsalt teed asjad ära ole siuke mõku nagu. Aga mina sain aru, et ma lihtsalt ei saa enda jõust sellega hakkama, et ma pean võtma iga päev aja, et see kohustus, mis mul on südamel, hingel, mis ma tahan, et see saaks lihtsalt lõpule viidud, sellepärast, et see peaks olema lõpule viidud, sest ma kunagi hakkasin sellega pihta, nüüd teeme sellega ära ja ma pean selle tooma iga päev palves Jumala ette ja lihtsalt alistuma ennast ja lihtsalt näha, et see on see risk, mis ma pean kandma praegu ja hei, äkki Jumal, kui ma olen selle piskuga nüüd siin ustav, et siis võib-olla ta toob midagi uut ja ägedat mu ellu pärast seda. Mis kindla peale on juhtunud, ma usun. Aga see oli mega raske, ma mäletan, mul oli üks päev möödunud kevad, kus ma lihtsalt pusisin ja üritasin mingid artikleid lugeda ja materjali koguda ja lihtsalt siuke plokk oli ees, ma mõtlen, et kuidas ma peaksin 25 lehekülge teksti siit valmis praegu olema. Nagu lihtsalt ei tule, ma olin väikses kontoris, mis ma olin endale valmistanud ja siuke väike ahastus juba tuleb peale, et nagu mis toimub, et issand aita mind ja siis jääd vaikseks, oled Jumalaga koos ja siukestel nagu meeleheite hetkedel mõneti nagu lihtsalt sa lihtsalt kogedki lihtsalt pühavaimu lähedust ja kuidas tema on praegu siin minuga kaasas ja siis ta ütleski mulle nagu siukse sõnad südamesse, et kui ma poleks uskunud, et sa suudad seda
korda saata, seda lõpule viia, seda ära teha, siis ma ei oleks sind seda kutsunud tegema. Ja siis sealt edasi veel ta andis mulle mingid laused lihtsalt, millega pihta hakata ja et ei, me saame kõige sisse peale oota ja see oli nagu siuke mingi klaaslagi sai nagu murtud. Hästi palju häid mehi oli mu ümber. Jätkuvalt mu ümber, aga hästi palju kutte oli, kellega ma sain seda vaeva nagu jagada ka. Ja kes ma teadsin, oli palves minuga, nii et see ei olnud kindlasti siuke, et ma issandaga koos ainult nagu surusin läbi, aga ei, ma teadsin, et muidugi mu kaasa ja hästi palju häid sõpru Tartust tolle hetkel ka. Lihtsalt aitasid ja elasid kaasa ja kelle ees ma olen väga tänulik jätkuvalt. Rommi, see on ülihea ja ma tahaksingi nagu tulla võib-olla selle mõtte juurde ka, mis siit nagu välja kõlab. Ma usun, et täna neid, kes midagi lükkavad edasi, mida võib-olla nad teavad, et nad peavad tegema. Nii nagu sina ütlesid ka. Ma usun, et kristlastena me oleme kogenud ja näinud seda, et kui Jumal meile midagi annab, siis tihtipeale võib-olla juhtub see, et issand anna mulle kannatust. Ja siis selles mõttes ta kallab meid üle kannatlikkusega, siis vastupidi, ta annab meile mingi olukorra, kus me saaksime praktiseerida seda, et me oleksime kannatlikud. Ja ma arvan, et see ülikooli lugu on väga sarnane sellele. Nii nagu siis ütlesid, sa ei oleks andnud mulle seda võitlust muidu, kui mul oleks võimalik siit nagu läbi tulla. Ja see on sõna, mida sa issandalt said. Aga mis su sõna on neile täna, kes on võib-olla seisnud silmitsi mingite teemadega võib-olla aastakümneid ja lihtsalt näevad, et see ei ole enam kuidagi võimalik? Just. Issand päeva lõpuks tahab, et me saaksime pühitsetud ja me muutuksime rohkem tema poja sarnasemaks. Ja ainuke viis, ma usun, kuidas see saab juhtuda, on siis, kui me vaatame nendele ebamugavatele olukordadele, situatsioonidele ja peavad mingid pahed kas või olla, me vaatame neile otsa, me oleme nendega ausad ja me lihtsalt kutsume püha vaimu appi, me kutsume teisi appi ja me alandame ennast, me tunnistame, et mul ei ole jaksu, mul ei ole jõudu, oskusi, teadmisi, et sellest tulla läbi, et seda alistada, et sinna mäe tippu jõuda, aga issand, ma tean, et sina oled tugev, sina suudad, sina oled võimas ja lihtsalt astuma see järgmine samm. Ja issand ei ole kaugel, Jumal ei ole meist kaugel. Ta on väga lähedal. Minu jaoks ka tänapäevani. Et nüüd, kui mul see äge lugu on, see on üliäge tunnistus, siis ma ütlen kohe ausalt, et see ei ole nagu selline asi, et nüüd ma jõudsin kohale, kindlasti mitte, ma ei ole üldse kohale jõudnud. Ma eile failisin. Et jätkuvalt see on niisugune igapäevane asi, et kas või hommikuti, kui ma ärkan üles, mul on valik, et kas ma praegu võtan selle hetke, et minna kohe lükata uudised peale või ma praegu alistan ennast. Ma kutsun issanda siia hetkesse olukorda, me vaatame issandaga koos selle päeva üle ja siis lähen teen neid ülesandeid, mida issand on sellel eluseiklusel minu ette pannud. Et päeva lõpuks ongi niimoodi, me kõik oleme pandud hästi kindla põhjusega ühele teatud rajale ja see on see seiklus, kus me oleme. Ja issand kirjutab meie lugu, kui me lubame tal. Ja seal võib aina ägedamaks minna, aina põnevamaks, aina rohkem Jumalat meie loosse, kui me lubame tal ja ta absoluutselt paneb meile asju, mis teevad meid tugevamaks. Sa oled jõusaali mees. Mulle meeldib ka väiksed sirutusharjutusi teha, teisi asju, et raskust peab tõstma, et oleks tulemust, et oleks lihast. See on üliõige ja ma olen nagu koguduses kuulnud seda väljendit ka, et usk on sarnane lihasele. Seda tuleb venitada. Sa pead kasvatama seda sellepärast, et selleks, et kasvaks meie usk, selleks, et kasvaks meie usuelu, siis kehtivad samad printsiibid, me peame praktiseerima, me peame harjutama, me peame panustama täna järjepidevalt selleks, et see kasv oleks samamoodi järjepidev. See on ülihea, Rommi, ma arvan, et nagu see üldine mõte ja see arusaam ja see tunnistus ka sinul sellest, et sa oled teadlik sellest, et see on võitlus, mis on kestev. Ma arvan, et võib-olla me vahepeal nagu maalitakse meile sellest kristlaste maailmast selline mingisugune perfektsuse suur etalon, et mingi võtad ja siis kõik on täiesti ideaalne ja kõik on hästi super ja kõik iga päev on täiesti uskumatu võitluste vaba. Ei ole nii. Just. Aga ma tahaksin nagu teada seda, et
kuidas me saaksime nagu jõuda selle hetkeni, et me päriselt usaldaks Jumalat igal päeval? Wow. Ma ütleks mees, et see on meelte uuendus. Lihtsalt olla Jumala sõnas, näha, kuidas lihtsalt issanda vaim kõneleb päriselt elaval viisil läbi enda sõna, läbi piibli. Ja lihtsalt näha, kuidas see hakkab lihtsalt meie uskumusi täiesti ümber muutma. Ma ütleks, et see on nagu nii fundamentaalne, see on nii alus, ilma selleta ei saagi. Samuti sa oled kogukonnas. Sa tuled pühapäeval ja sa tõstad oma käed issanda poole. See on ka üks asi, millest ma usun. Füüsiline käete tõstmine Jumala poole ülistuses, mis näitab seda, et hei, minu elu on praegu allutatud. Ma tõstan oma käed, ma tõstan oma elu sinu poole. Ja sa pühadega koos ülistad issandat. Saad osa pühadega koos issanda ihust ja verest läbi leiva murdmise. Ja see on pühitsuse tee. Aga üks asi, mis siit nagu veel läbi kõlas, mida sa ise ütlesid, et mis nendel võitluste keskel on meie jaoks ülioluline, on need, kes on meie ümber. Jah, 100%. Ja ma arvan, et nagu üks asi, mida ma olen nagu täiega sinu pealt nagu näinud, mida nii koguduse keskel sa teed, ümbristades ennast inimestega, olles ise inimestele toeks, olles oma perele toeks, samamoodi, nii nagu meid on kutsutud olema perekarjastena ka. Siis teine asi on see, et kuidas läbi elu Saaremaale tagasi mõeldes alati on olnud üks vendlus midagi sellist, mis sind saadab. Miks on need Kristuse vennad olulised meie elus? See on nii suur kingitus. Ma olen natuke nohik selles suhtes, ma hakkasin kohe mõtlema sõrmustisanda peale. See on põnev fakt. Ma ka kirjutasin enda bakalaureuse töö sõrmustisanda kohta, aga las see olla igastahes. Seal loos ei tehtud mitte midagi üksinda. Seiklusel oldi koos enda vennaskonnaga. Mindi läbi väga raskete hetkede koos vennaskonnaga ja samamoodi usuelus. Ära ole üksinda. Kui sa oled üksinda, sa muutud väga veidraks. Sõrmustisandas ka, vaata, seal oli see paljas tüüp, kes lihtsalt jooksis ringi. Väike kubeme mähe oli tal ümber, aga ei, sa ei taha olla selline. Sa tahad olla tugev, terve, kanda üksteise raskuseid, olla vendadega koos, usaldada tõepoolest teistel, tulla nii lähedale enda elu juurde, näevad sind sellise nagu sa oled, tuua korrektsiooni, kui on vaja, öelda sulle, et hei mees, mul on üks siuke väga hea sõber, Marko Harna, ta lihtsalt ütleb sul näkku, et ära ole kusik, lihtsalt. Lihtsalt anna minna. Ja mul läheb vaja siuksed inimesi ka enda ümber. See on ülioluline, et me kõneleks tõde üksteise ellu. Ja just. Ja et me laseks seda nagu endale ligi. Et ei ole see, et kuulen, ei, ma ei taha. Ja siis me tõrjume selle eemale, vaid et päriselt armastuses selle annad ja armastuses oskad ka seda vastu võtta. Üks näide on see, mis puudutab sõrmuste isandat. Ja see, kuidas Tolkien seda kirjutanud ja kuidas ta on lähenenud sellele ja see on tegelikult väga selgelt on seal nagu usuprintsiibid olemas, sellepärast Tolkien ise oli kristlane, kes sellega kirjutas. Aga teine asi, millele mina nagu olen mõelnud, kui ma olen lugenud piiblit ja näinud seda, et mis kamp olid need jüngrid, mis tüübid need sellised seal kokku olid loodud, toodud ja keda Jeesus endale ümber kogus. Nagu üks asi on see, mida me saame lugeda, aga teine asi, mille mina olen mõelnud, on see, et mis vendlus ja armastus nende vahel, kui lõbus neil võis nagu päriselt olla, naerda, rõõmutseda koos. Täpselt. Ja ma arvan, et see on nagu ka selline osa, kuidas me leiaksime tasakaalu selles, et mis on need hetked, kus me peaksime olema kaalutletud ja mis on need hetked, nii nagu sina ka oma elus oled näinud, et kus sa võtad natuke nagu lõdvemalt. Kuidas me saaksime seda tasakaalu hoida ja miks see tasakaal on oluline? Kui sa tead, et sul on mingi kohustus, mingi asi, mis sa pead lihtsalt ära tegema, mingi asi, kus sa tahad vabaks saada, kas on mingi kõidik, mis ta võib olla, siis need on hetked, kus praegu ei ole see puhkehetk, praegu see ei ole nagu mäetipuli jõudnud. Lihtsalt mine veel edasi, anna minna. Tea, et sul on kogudus sinuga kaasas, Jumala pühavaim saadab sind ja lihtsalt tees ära ja siis naudi seda vaadet, kui sa oled seal üleval. Siis on tähistamisaeg 100%. On aeg, et tähistada ja on aeg, et lihtsalt rüübata head ja paremat. Aga kui on need hooajad, kus on tugev töö, tugev andmine, siis vaata, et su põlved püsiksid tugevad neil hetkedel. See on minu sõnum endale täiega. Ja, ma arvan, et see ongi nagu see kõige ilusam asi nende saadete puhul ka, et mitte ainult mina ise ei saa julgustatud sellest, vaid mehed, kes ise tulevad jagama, kõnelevad sama palju ise endale, kui nad kõnelevad nendele kõigile teistele, kes meid on kuulamas ja vaatamas.
me tuleme siia saate lõpupunkti ja me enne kui me läheme palve juurde, siis ma tahaksin korraks küsida, Rommi, seda, et mida Jumal sulle südamele paneb, mida täna meestele jagada selle kõige valgel, mida me oleme täna siin rääkinud. Kas on midagi, mida sa tahaksid sõnumina edastada neile, kes on meid kuulamas ja vaatamas? Ja. Üks asi, mis ma tunnen, Jumal paneb mulle tänasesse päeva praegu südamesse, et edasi anda öelda, on see, et kui Jumala püha vaim tuleb ja katab ja tuleb ja täidab meid, siis ta paneb meie südame põlema. Ja me ei pea enam otsima mingit sorti välispidist suurt motivatsiooni või midagi sellist kuskilt väljast, vaid tegelikult siis hakkab nagu seespoolt see ind pihta, et me tahame olla pühad, sellepärast, et meie Jumal on püha ja ta on püha tuli ja ta on meid täitnud ja ta on meie südamed lihtsalt pannud armastusega põlema enda järele ja lihtsalt ka teisi armastada meie ümber. Nii et ma lihtsalt tahan sind julgustada, kui sa pole seda kogenud, et siis palu, et Jumal lihtsalt tuleks ja täidaks sind uuel viisil, värskel viisil, kui sa oled mingis kohas enda elus, enda usuelus praegu, kus sa tunned, et su palved on jäänud natukene kuivaks, et siis lihtsalt ole issandaga aus, siiras ja lihtsalt palu, et ta täidaks sind taas kord uuesti, et tema püha tuli lihtsalt langeks meie peale ja siis ma usun, et tegelikult siis kõik muutub. Ja, amen. Kas sa oleksid nii hea ja palvetaksid ka selle eest, Rommi? Jah, palvetan. Aitäh sulle, Jeesus. Aitäh sulle, Jeesus, et sina näed meid. Taevisa, sina armastad meid. Ja Taevisa, ma lihtsalt praegu palun, et sa täidaksid mind, sa täidaksid meid, kes me siin oleme, sa täidaksid kõiki, kes praegu kuulavad enda vaimuga, enda armastusega, Jeesus, et sa pühitseksid meid, et su püha tuli võiks langeda ja ära põletada kõik selle, mis ei ole sinust, issand Jeesus. Tule tema vabastavat tööd, tule tema puhastavat tööd ja uuendavat tööd. Too värskust, issand, sinna, kus seda ei ole. Too elu, issand Jeesus. Sea meie siht enda peale, et meie kõige kõrgem eesmärk oleks, et iga päev tulla sinu juurde ja kasvada sinule lähemale, Jeesus. Sina armastad meid ja meie tahame sind veel sügavamalt armastada, Jeesus. Tahame sulle olla niivõrd lähedal. Aitäh sulle, Jeesus. Sinu nimel me palume seda kõike. Amen. Amen. Aitäh sulle, Romeo, et sa oled tulnud ja jaganud ja avanud seda, mis ma usun mitmetele läheb korda. Ja mega hea, minu rõõm. Aitäh ka teile, kes te olete meid kuulanud, jälginud kõik, mis puudutab eneseabi, seda, kuidas minna edasi, mida teha. Eneseabi raamatud ja igasugused muud asjad on väga toredad. Aga Jumala sõna on see, mis on tõde. Jumala sõna on see, millele me peaksime rajama oma elu, nii nagu täna Romeo on öelnud ka, et kui me rajame elu selle peale, kes on Kristus, siis me saame abi, siis me saame edasi minna ja siis me saame jagu ka nendest suurtest võitlustest, mis meie elus on. Ikka jõudu ja jaksu edasiseks. Aitäh! Hea vaataja, lõppenud saade on sündinud TV7 ja Nõmme meeste hommiku koostöös. Kui tunned, et kuuldud lugu sind kõnetas ning sooviksid leida kontakte teiste meestega, siis rohkem infot leiad veebilehelt meestehommik.ee. Saated sünnivad vaid annetajate toel. Selleks, et need lood jõuaksid veelgi rohkemate inimesteni üle Eestimaa, saad anda oma panuse ekraanil kuvatud võimalusi kasutades. Oleme südamest tänulikud iga toetaja eest.